Mario Draghi 300 leheküljelise raporti horisontaalsete meetmete esimeseks sektsiooniks on innovatsiooni kiirendamine. Konkreetselt leiab raport, et Euroopa Liidu alaarendatud finantssüsteem pidurdab innovatiivsete ettevõtete asutamist ja kasvamist. Konkreetse meetmena soovitab raport suurendada Euroopa aktsiaturgude ihaldusväärsust aktsiate esmapakkumisteks. Veelgi konkreetsemalt tuleks ühtlustada IPO-de ja börsiühingute järelevalvereegleid üle kogu Euroopa, luues de facto üle-euroopalise mitme asukohaga aktsiaturu, see on siis multi-located stock market. Idee ühest integreeritud finantsturust, mis muudaks finantsturge sügavamaks, pole mitte midagi uut. Eeldus, et integreeritud finantsturg alandab kapitalikulusid, suurendab võimet minimeerida riske ning annab panuse majanduskasvu ja tööhõivesse, pärineb 1966. aasta, ma ei ole prantsuse keele valdaja, et ma ei tea, kas ma ütlen selle õiguse, Segre raportist. Finantsturgude integreerimise tulemusena on aga tekkinud massiivne single rulebook, veelgi massiivsem administrative rulebook ja samuti soft law rulebook, mis ei jää eelnevatele kuidagi oma mahus alla. Kuigi harmoniseerimine peaks muutma asju lihtsamaks, jääb esmapilgul mulje, et harmoniseerimine on teinud asju, ei oskagi öelda, kas sama, aga vähemalt võrdväärselt keeruliseks, kui püüda aru saada 27 eraldiseisvast finantssüsteemist. Draghi raporti sõnul peaks regulatsioonide lihtsustamise ja harmoniseerimise ülesannet hakkama täitma ESMA. ESMA kõige kõrgemasse otsustusorganisse järelevalve nõukogusse kuulub ka Finantsinspektsiooni esindaja. Praegusel hetkel on selle Andre Nõmm, teie olete asendusliige. Et mis te arvate Draghi ettepanekust, kas Euroopa finantssüsteemi on võimalik integreerida nii, et tulemus oleks lihtne ja efektiivne ning seejuures ei oleks tarvis suuremat poliitilist legitimatsiooni, see tähendab muuta Euroopa Liidu aluslepingud ehk kasutada Euroopa Föderatsiooni? Tänud, ja esiteks ma ei ole seda Draghi paberit lugenud, et siin juba see lehekülge arv oli nagu 300 lehekülge, ma ei ole lihtsalt jõudnud, eks, aga nüüd küll see arutelu sellest Euroopa Liidu, kunagi oli see pealkiri väärtpaberiturgude liidust, eks ju, on pikem olnud, eks, see on umbes 10 aastat olnud. Ja mõte on olnud ju selline, et kuulge, me tegime siin pangandusliidu, vähemalt 2 esimest sammat, see on siis järelevalve ja kriisilahendus, hoiuste tagamise fondi ei ole, eks, aga 2 on olemas, ja see on üsna edukalt käivitatud, et nüüd äkki peaks siis mõtlema ka kapitaliturgude osas midagi sarnasele. Mina ei oska öelda, kas see on hea mõte või ei ole, seepärast siin on ka vastuargumente. Näiteks rootslased ütlevad, kuulge, meil on päris hästi toimiv kapitaliturg, eriti mis puudutab sellist väike ettevõtjaid või nagu, ma ei tea, kuidas Eesti tegeles venture capital, ma ei tea, kuidas see termin on. Riskikapital, okei. Et see on meil päris hea, see turg, ja tõepoolest ongi. Stockholm on väga hästi arenenud selles osas, et miks meil on vaja seda ühtset nii-öelda väärtpaberi järelevalvet, et võib-olla ei ole see hea mõte. Ja mina täitsa alati, ütleme, väga tõsiselt kuulan rootslaste arvamusi. Nendel on väga, ütleme, hea renomee finantsmaailmas ja mitte, ütleme, põhjuseta, et nad on oma majandust finantsriskide mõttes väga targalt ajanud, vähemalt peale 90 alguse kinnisvara probleemi, eks, mis neil oli ja mida nad lahendasid tegelikult ära toona. Nii et selles mõttes nagu öelda kohe, et jah, et harmoniseerime ja teeme ja ma ei julge nii öelda. Ja tegelikult pangandus järelevalve on ka nii, et ega seda ju Eesti pärast ei tehtud seda ühtset panga järelevalvet, et me lihtsalt oleme, kuna euro on seaduslik maksevahend, me olime seal kaasas, eks. Kas sellest meile sündis head, et selles mõttes, et eks seal on kindlasti plusse, minu asutuse, kui ma vaatan kitsalt enda asutuse perspektiivist, seal on nagu kvalitatiivne hüpe on päris suur, et me olemegi Euroopa Keskpanga süsteemidest, protsessidest, kogu see teadmusbaas, eks ju, kultuuriline niisugune asi, see on väga, väga võimas ja selles mõttes, me oleme unikaalne asutus Eestis, kellel niisugune nagu link, eks ju, on. Nüüd kokkuvõttes ma ei oska nagu niimoodi, kas ei kiita ega kritiseerida seda Draghi asja, aga ma arvan, et seal tavaliselt sellised suured muutused finantsturu reguleerimisest tulevad läbi kriiside, et sul peab mingi suurem krahh tekkima, siis tekib moment midagi muuta, eks. Seesama ju finantskriis või seesama vicious circle, millest ma rääkisin, see oli pangandusliidu, eks ju, tekkimise üheks ajendiks, aga lihtsalt kuidagi ilma millegita öelda, et me ei ole võimelised Ühendriikidega konkureerima, teeme sellepärast seda, ma arvan, et see ei müü, eks ju. Ühendriikidega konkureerimise võimetusest ma olen kuulnud juba aastast 2000, eks. Et see on pikk lugu ja ma arvan, et seal
noh, me võrdleme nagu erinevaid asju, et Ameerika Ühendriigid on föderaalriik, eks ju, Euroopa Liit on teistsugune loom, eks, ja kuidagi konkureerida selles mõttes niimoodi ja ma arvan üldse keeruline Euroopal, et mingeid kultuurilisi erisusi üldse ei tahaks siin lahkama hakata, need on ka olemas tegelikult. Mingis mõttes ennetasite mu järgmise küsimuse, aga ma esitan selle küsimuse, vaata, mis saab, et mina olen samuti kuulnud vajadusest muuta Euroopa Liidu finantsturud sügavamaks alates sellest, kui ma esmakordselt tundsin huvi finantsturgude vastu, aasta oli siis 2005-2006, et mul on tunne, et ühiskonnas kehtib mingi selline loogika, et alguses on religioon, mees kasvab välja kultuur ja sealt edasi tuleb õigus, et selle loogika põhjal tundub, et õigusega kultuuri nagu ei muuda, et kultuur on suurem ja keerulisem kude, et järelikult kui eurooplased tahavad pigem anda laenu ka omada äriühingute osalust, et kui see on osa meie kultuurist, siis puhtalt õigusega seda ju ei muuda, et õigusega laenukultuuri omakapitali kultuuriks ei pööra või kuidas teile tundub? Ei, no, mulle tundub, et see on teistmoodi. Mul on lihtsalt, kuna ma ise Ühendriikides, eks ju, nüüd kokku 2 aastat oma nooruses olen studeerinud, eks, aga mul on värskemad mälupildid sellest, mul tütar tuli just nüüd juuni alguses, ta oli vahetus õpilane, mitte üliõpilane, vaid õpilane. Ja kui teil on küsimused, eks ju, pikad, ma proovin, et see ei ole väga pikk lugu, aga siiski. Ja lugu nagu ilmestab siis seda nagu meetodi erisust Ühendriikide ja võib-olla Euroopa vahel, eks. Et tal siis võttis seal koolis, kus ta oli vahetusõpilaseks, üks aine nagu fotograafia. Ja siis mul abikaasa siis, me suhtlesime üle Messengeri, eks ju ka, et kuidas sul see fotograafias läheb, et olete mingeid uusi asju ka õppinud, kuidas paremini pilti teha. Vastus on, et ei ole, et seal on hoopis lähenemine klassis selline, et see klass peab lõppema siis fotoraamatuga, aga fotoraamat tuleb trükkida kuskil, eks ju. Selleks, et seda kuskil trükkida on raha vaja, aga raha ei ole. Ja siis õpilased, nad moodustasid oma grupid, eks ju, on esimene asi, kust sa hangid raha, et fotoraamatut teha. Ja siis minu tütar omal seal Ameerika sõpradega, eks ju, võtsid punti ja hakkasid käima lihtsalt seal väikses linnakeses läbi maju. Et meil on siuke projekt, eks ju, koolis, kus te tahate reklaami ja ühe õhtuga oli tal $500 koos, et selle raamatu jaoks jäi ülegi veel. Et selles mõttes ühiskond on kuidagi vabam, kõik saavad aru sellest, et see on mingi asi, mida teha tuleb. Kõik on ettevõtjad rohkem, mitte ei ole töötajad kuskil, eks ju, palgasid, vaid ise oma äride omanikud ja nii-öelda jagamist või kuidagi sellist nagu ühiskonna või kogukonna tasemel vastutust ja ka võimaluste jagamist on rohkem kui võib-olla Eestis. Mina näiteks adun ja Euroopas samuti, eks ju. Ehk sul see ühiskond või selline, tõesti, see ongi alt üles ühiskond, et rahvas valibki endale juhid, eks ju, et midagi, et ei tule ülevalt alla seda tarkust, vaid pigem see tarkus liigubki nagu alt üles. Ja see on minu arust nagu Ühendriikide suur tugevus ja konkurentseelis ka, eks ju, et ja ma ei tea, mis me sellega teeme eurooplastena, eks ju, et nii lihtsalt on, et jah.